Jah, tervist, mina olen Toomas ja mida ma siis lühidalt niimoodi ütlen, et ma räägin ühe loo, mille esimesena rääkis üks maailma rahandustegelasi Bernard Lietaer. Nimelt lugu on selline, et saabub marslane siia meie planeedile Maa ja näeb seda olukorda, nagu ta siis parajasti on. Et mõnel pool on elu väga hea, mõnel pool on selline üpris kehvake, hooned lagunevad, inimestel pole süüa, osadel jääb jälle üle ja peetakse sõdu ja ühesõnaga kõik on kuidagi selline tasakaalust väljas ja ei ole nagu ilus vaadata alati. Ja küsib siis ühe maalase käest, et mis probleem teil on, et miks te nagu ei saa, ja veel see asi ka, et siis ta näeb, et tegelikult inimestel on hästi palju oskusi, et nad suudaksid ehitada, teha ühiskondi korda ja nii edasi, aga millegipärast ei juhtu. Ja siis küsib, mis probleem teil on, et nagu oskused on ja nii edasi ja ressursid on, aga kuidagi kõik on nii logiseb. Ja siis inimesed ütlevad, et meil pole raha. Ja siis küsib, et mis asi see raha on? Ja siis nad seletavad, raha, see on selline paber, et raha. Aga kus see tekib, see paber? Trükitakse kusagil. Aga kes trükib, miks trükib või kes kokku lepib? See on jah selline kokkulepe, et kui mina annan sulle, siis tema usub, või sina usud, et siis selle eest midagi saab kusagil mujal. Et see on nagu kokkulepe teie vahel. Aga miks teist teistmoodi kokku ei lepi, et nagu hea oleks? Aga selle peale nagu ei ole kunagi tulnud, et raha on raha, et seda ei ole eriti. Ja marslane lahkub nõutult. Aga selle jutu mõte ongi nagu selles, et raha tegelikult ongi kokkulepe, et me mõnes mõttes oleme nagu kalad, kes ujuvad vees ja tõenäoliselt ei saa aru, mis asi see vesi on. Et me kasutame raha igapäevaselt, aga tegelikult me tihtipeale ei saa aru või mõtle selle peale, et mis asi see raha on. Ja paljuski nagu sellest raha disainist, kui nii võib öelda, et kuidas raha tekib, kes teda trükib, kas teda antakse välja intressiga või mitte, kas see on muud tingimused, et paljuski sellest sõltubki, kui hästi mingi ühiskond elab. Imelik, aga nii on. Ja selles mõttes on mul väga nagu hea tunne, et Euroopa Liidu tasemel on hakatud, tegelikult mitte ainult Euroopa Liidu, vaid ütleme maailmas ikkagi tipptasemel on hakatud nendele samadele marslase küsimustele tasapisi, ütleme vähemalt neid üles tõstma. Ja paljuski lähiaastatel me näeme kindlasti just nimelt selle raha disaini, raha ülesehituse ümbertegemist. Ja siin ma arvan, et on rohelistel väga oluline roll mängida.